mille poolest sarnanevad niisugused näiliselt ühitamatud tegelased nagu akadeemik Ülo Vooglaid, muusikkirjanik väemees Tom Valsberg, kes mul peas just japatab, ja Murutar ise. Me oleme tehisintellekti poolt. Tehisintellekt ikkagi eesti keelde on tulnud pigem mitte TI, vaid AI väljendina. Kui sõitsime eelmisel nädalal koos Ülo Vooglaiuga rongiga Tallinnasse, siis me pidasime väga üksmeelse dialoogi teemal esiteks, kui väga kiiresti on ära õppinud tehisintellekt eesti keele. Ta on õppinud selle teatavasti ära niiviisi, et me oleme siin klassis saanud mängida stiilimänge. Kirjuta mulle nagu Jarek Kasar, kirjuta mulle nagu Shakespeare, kirjuta nagu Donald, nagu Putin, nagu Stalin ja tehisintellekt selges eesti keeles ilmselge stiili tabavusega teeb ära. Ühtlasi Ülo Vooglaiuga vastasime, et kui ta veel paar aastat tagasi, see meie sõber Chipi suutis sünteesida ehk siis kõigest, mis on sinna interneti avarustesse meie käest läinud, monteerib kokku. Seda teeb ta praegu ka, aga nüüd mõne aasta möödudes on sellepärast saanud tehisintellektist Ülo Vooglaiu lemmik vestluspartner, et ta mitte ainult ei sünteesid, aga analüüsib ja tema käes on kogu infopank. Kuulame, mida meile räägib onu Tom. Kas sa saad aru, mis praegu toimub AI-ga või? See, mis AI-ga praegu toimub, on suurem kui mingi industrial revolution nagu kogu maailmale. See on täiesti crazy. Me siin tegeleme igast mingi tavaliste asjadega, nagu miskit ei muutuks ja räägime siin mingist sõjast ja mingist asjast. See, mis toimub praegu AI-ga, see on nagu nii palju suurem kui kõik see, mis me siin arvame. See on täiesti crazy. Saad aru, et kogu teadmised on tasuta. Kogu knowledge on tasuta. Kõik see, mille eest maksti kunagi advokaatidele ja erinevatele inimestele, sest nemad olid eksperdid. ChatGPT on palju parem ekspert juba praegu, aga kohe varsti. ChatGPT on parem psühholoog, sest ta õpib. Tal on kõik meeles, su psühholoogi suudab salvestada kõiki neid asju, mida sa tema enda kohta räägid. ChatGPT suudab varsti selle internal memory'ga kõik asjad meelde jätta. Ta on parem psühholoog, ta on parem manager, ta on parem sinu konsultant, ta on kõikides asjades parem, kui palju töökohti hakkab ära kukkuma tänu sellele, kuidas kogu maailm muutub. Ja minu meelest on see täiesti fantastiline ja see on pidurdamatu, sa ei saa mitte midagi siit teha. See on nagu minu persooni koha pealt, millisele knowledge'ile ma saan praegu tasuta ligi õigete promptide, õigete küsimustega, millega saad sina. See on täiesti, muudab kõik radikaalselt ära. Nii et vaata praegu, mis sellega teha saad. Ja ainuke asi, mida sa üldse õppida võiksid, on AI, sest kogu maailm liigub sinna nagu. Kingsepp jääb jah alles, on ju. Mingid lihtsalt asjad jäävad alles, aga kõik, mis on seotud teadmistega, on tasuta. Nii kirglik, tõsine eesti mees, ei ole midagi öelda. Minu suhtumine siin Raplamaa rakendusliku kolledži klassis 204 on tehisintellektisse, Chipisse kirjeldamatult tänulik. Meile tulevad inimesed, kes on vait, sildistatud, surnuks hinnatud, tühistatud ja solvatud maatriksi masinavärgis. Ja selleks, et saada kirjutamise tunne, et saada edukogemus, et saada üle tühjale paanikast. Selleks on tegelikult asendamatu sõber, see sama Chipi. Temaga tuleb saada tuttavaks, temaga saab mängida, temaga saab koostööd teha. Selle hetkeni, kui tuleb riigieksam. Ja
ja saalis kirjandit kirjutamas oled sina ja sinu kõrvade vahe. Ja ikkagi tänu Chipi-Chipile oled sa ennast lahti kirjutanud, sa oled saanud teada, et sinu mõte on väärtuslik, et sa oled unikaalne, et niiviisi mõelda nagu sina. Chipi-Chipi ikkagi ei saa, ta võib küll sind liita ja lahutada, kiita ja nahutada, aga mitte luua. Paradoksaalsel kombel tekst, millega me täna näitame roboti võimalusi, on mesi ja mesilased ehk siis asi, mida mitte kunagi mitte keegi ei sünteesi. Teksti autor on Mrs. Tamanna. Me tõlgime, muudame tõlke eestikeelseks ja kirjutame oma suhtumisest meesse ja mesilastesse. Kõige vägevam raamat mesilastest on Maurice Maeterlinkil Mesilaste elu võrrelduna loomulikult inimühiskonnaga. Miks ma tegin tahvlisse lahti sellise loomakese koduabilise nagu Google Translate? Selleks, et teile näidata, et seda lõpliku tõlgina kasutada ei saa. Tõlk on samaväärne autoriga, tõlk on täpselt sama loovisiksus kui kirjanik. Tõlk on tekstis sees, tõlk toob ühest keelest teise sisu, stiili, tunde, nii nagu saab seda teha ainult elus inimene. Kindlasti on niisugused tõlkerobotid, kuhu sa võid terve raamatu või näidendi suuruse tekstimassi sisse lükata ja saad sealt tagasi masina tehtud tõlke, mille puhul see ei ole see. Ehk siis tõlkimine ennäe, vaatamata akadeemiku Vooglaiu vaimustusele ja Tom Valsbergi kirglikule jaatusele. Tõlkimine on see, mida saab teha ainult inimene. Üks viimase kaunimaid tõlkeid on Elina Netšajeva esitatud tänavune Eurovisiooni võidulaul Leelo Tungla tõlgituna. Nii, ja ei tõlkinud mingi masin, nii on. Mida ma teile nüüd siis näitan? Kuidas see käib? Ühest küljest see on väike näpunäide, kuidas teha. Teisest küljest see lifehack lükkab ümber ka kõik need arvamused, kui sa oled tõlkinud raamatu, kui sa oled tõlkinud näidendi, kui sa oled loonud ühest keelest teise, loonud, toonud, kätel kandnud materjali ja keegi tropp tuleb sulle siis ütlema, et mis niikuinii Google Translate tegi. No andke andeks. Kuidas see käib? Google Translate'il on selles kastis suhteliselt vähe tähemärke võimalik korraga paluda ära tõlkida. Proovime, aga üpris kindlasti me seda ühe korraga tõlkida ei saa. Nii, meil on lahti Google Translate, edasi-tagasi sõidusuuna vahetame ära, istutame siia Englishi, nüüd palvetame, et ta suudab selle korraga ära teha. Yes, hea päev. Siin on mingi teatud tähemärkide arv, millega ta hakkama saab. Nüüd me võtame siit selle eestikeelse produkti. Siis meie tema siit kopeerime. Siis meie tema siit pasteerime. Kasutan seda sama faili. Kui te nüüd teete robottõlke a la Google Translate, siis näete, mis juhtub. Esiteks ta toob teile selle X šriftiga
Teiseks toob ta ülisuure fondiga ehk siis kirja suurusega. Kolmandaks toob ta selle sulle halli põhjaga. Inimesed, kes ei taipa niisugusele asjale tähelepanu pöörata, väga sageli teevadki selle vea, et serveerivad siis kas kliendile või õpetajale vot sellise asja. Aga me ei ole nii fossiilid, et mitte aru saada, mida meile serveeriti. Selleks, et saada pilt korda, võtame ta uuesti oma embusse, ütleme talle šriftiks Times New Roman. Seda me kasutame ju teatavasti nii uurimisloov praktiliste tööde puhul kui raamatu käsikirja kirjutades. Times New Roman on kõige hõlpsamalt loetav šrift. Suuruseks paneme talle 12, muidu läheb üle ääre. Näete, nüüd mahtus ära 2 lehekülje peale, ei ole 4 lehekülge ja see ei ole üldse veel kõik. Kuna ta tõenäoliselt on hallim kui must, siis me ütleme värviks must ja ühtlasi background läheb ära valgeks. Nii et kui sa üritad kedagi tüssata Google Translate'iga, siis ära unusta teha need mõned liigutused. Aga see ei ole üldse kõik. Nüüd meil on masintõlge olemas. Vaatame nüüd rida-realt üle, kas see on eesti keel. Sellega me oleme juba harjunud, kohanenud ja leppinud, et ka eesti autorid on hakanud massiliselt kasutama just seda väljendit did you know? Ehk siis kas teadsid te? Mis on selle väljendi eesti keelde tuleku juures mulle tunde järgi oluline? Mina tahaksin ühe lõdva randmeliigutusega teha ta ainsuseks. Sest kes loeb? Mina loen. Mitu mind on? Üks on. Eesti keeles on erinevad, nagu ka vene ja prantsuse keeles, sina ja teie. Ja ma ikkagi tajun teksti lähedasemana, kui ma teen tema mina vormiks. Teie, kellel teil on see asi seal inglisekeelsena ees, saate lihtsalt osa võtta minu kõhklusest, kas panna ta nüüd olevikku või minevikku. Kas tead? Või teadsid? Ja ma ülbelt toon ta olevikku ka. Nii et lisaks sellele, et ilusam on sina vorm, lähedasem on sina vorm. Me toome ta olevikku, sest sel hetkel, kui sa seda teksti loed, sa ju oled siin ja selles hetkes hakkad sa kohe teada saama, mida Mrs. Tamanna sulle selgitab. Ma võin teile kinnitada, et sisetunde järgi ka, kuna mu kodus maja sees on mitut liiki mesilaste pesad. Ma trimmerdan ühe korraga ühe lapi, teine lapp jääb putukatele ja võililli ei niida enne, kui on ära õitsenud, kui on nutimeri. Nutt on meil, teate, 3-tähenduslik sõna. Kui te ei peenenda, nutt on crying, itk, nutt,
peenendatult, palataliseeritult on nii võilile nutt kui aru, mõistus, nutt. Nii et nutiseadmed võilile nutid ja loodetavasti võimalikult vähesed nutud on üks ja sama sõna. Nii me saime selle kas tead teemaga kohe ühele poole. Mööda seda rida alla tulles on päris lihtne märgata, et tagasi üles minnes tuleb teha paari kohta tühikud. Robot on selline tore tegelane, kes tõlgib täpselt nii, nagu oli. Siin ei ole alguskriipsu järel tühikut päris mitmes kohas. Seda saab vältida kas siis sedasi, et praegu tipid siia need tühikud või juba enne tõlkemasinasse pistmist teed need tühikud ära, et ta ei ole sul mõlemas keeles lombakas. Vaatame, mida meile siis nüüd, mis siis Tamanna läbi Google Translate'i on rääkinud. Kas tead, et mesi sisaldab ainet, mis aitab inimese ajul paremini töötada? Kas tead, et mesi on ainus toit maa peal ja me teeme suureks algustähe, sest meil on jutuks meie planeet, mitte landscape, Zemlja, strana, mis suudab säilitada inimelu üksi. See on põõsas. See on nüüd see koht, kus faktiliselt on õigesti, aga eesti keelest ei ole. Ta on siis mitte üksi, vaid üksinda. Mõte on selles, et ainult ainuüksi mett süües sa võid jääda ellu. Päris eesti keeles oleks, mis suudab mitte säilitada inimelu. Me paneme sisse insert klahvi, mis suudab jätta inimese ellu üksi, on natuke vähe, ainus toit, üksinda. Siis me ei arva, et inimene jääb üksinda, me saame aru, et mesi on üksinda. Kas tead, et teelusika täis on piisav, et säilitada inimese elu 24 tundi? Eesti keeles me ei säilita inimese elu. Me ütleme, et hoida inimest elus 24 tundi. Kas tead, et mesilaste toodetud taruvaik, propolis, on kõige võimsam looduslik antibiootikum? Tean, õudse maitsega. Kas tead, et meel ei ole aegumiskuupäeva? See on tore. Ühtlasi, nagu te näete, vorm meel on mitmetähenduslik sõna. Ta on siis nii nägemismeel, haistmismeel kui ka mesimeel, millel. Selline eesti keel meil. Kas tead, et kaalus juurde võtta 1 kilogramm aare? Aha, kas sul on vaja rohkem kui miljoni lille nektarit? Nii. Treasure. Ahaa, vaatame originaali ja me saame kohe aru, millest jutt on. Esiteks, lühendid eesti keeles on ilma punktita. Punkt siit ära ja mitte kaalus juurde võtta, vaid selleks, et koguda 1 kilogramm mett. Sinu kaalus juurde võtmisele mee söömine mõjub hästi, sa ei lähe seda süües iial paksuks. Aga mõte oli hoopis mesilaste poolt, mitte inimese
Beki Polstri poolt. Kas tead, et 1 kilogrammi me võime öelda treasure ka jätta selle kujundi selle aarde kogumiseks on vaja rohkem kui 1 miljoni lillenektarit. Voh! Kui ilus lause. Kas tead, et meie jaoks on olemas spetsiaalne puulusikas, mitte metallist? See metallist on meil muuseas jälle kahetähenduslik sõna. See on ühtaegu siis nii metallist tehtud kui siis ka tähenduses metallist. See on tööline, kes töötab metalliga ja see on ka heavy metalli armastaja. Nii et 3 tähendusega see metallist meil. Eesti keeles see lause ka ei ole. Meie jaoks on olemas spetsiaalne ja me ütleme puust, mitte metallist lusikas. Voh! Mina saan teha sellise lõbusa liigutuse puust, mitte metallist lusikas ja metallitööline kaob töölaualt. Kas tead, et mesilaste karjatamine on maailma kõige tervislikum toit? What if? Nagu mida? Võtame ette originaali. Mida mähid, doktor Google? See on saak. Bee grazing, see on toodang, saak, korje, voh. Me ütleme ju mesinduses eesti keeles korje, mitte karjatamine. Joh, Heidi. Doktor Google, mine ja arene. Tom Valsberg kaotas osa oma vaimustusest praegu just. Mesilaste korje on maailma kõige tervislikum toit. Muidugi, ta toidab sellega oma beebisid ja siis tuleb inimene nagu parasiit ja pistab selle piintslisse. Nice. Kas tead, et õietolmul, see on eesti keeles, olete ilmselt kuulnud, suir. Õietolmul võib olla üle 1500 värvi ja tooni. Olles hobusekasvataja, olen ära õppinud hobusekasvatajate seltsis vahet tegema sõnadel värv ja värvus. Doktor Google, asjal on suur vahe. Värv, kraska, paint on see, millega sa värvid. Värvus on color, svet. Ehk siis õietolmul võib olla üle 1500 värvuse. Kas tead, et maailmas suurte keisrite surnukehad maeti kullast kirstudesse ja kaeti seejärel mädanemise vältimiseks meega? Päris kole. Nüüd see rotting ei ole mädanemine, see on kõdunemine, see on üks mis kindel. Suured keisrid, jakene küll, ta ei ole väga tore väljend, las jääb. Surnukehad kullast kirstudesse ja me vahetame ära sõna kõdunemise. Sest see, mis on elus, see mädaneb, see, mis on surnud, see kõduneb, ashes to ashes, dust to dust. Nii nunnu, kas tead, et mesilased on ainused putukad, kes toodavad inimestele toitu. See ainused only on nüüd võimalik eesti keelde aidata mitmel moel.
Ainused on nüüd see, mis on täiesti kindlalt puus. Aga õige on ainsad, ainumad, ainukesed. Kõige lihtsam variant on ainsad. Ainsad putukad. Kas tead, et ema? Siin on inglise keeles tõenäoliselt lühem variant. Eesti keeles meil on mesilas ema. Mesilas ema on see, keda on kogu sülemi kohta üks. Mesilas ema. Siis me ei räägi oma emmest, kes purgiga ringi kõnnib. Kuninganna paneb ühe päeva jooksul munadesse 2 korda kaalu. Toda, et pane 2 meetrit, ma ei või. Nii siis. Puts twice her weight in eggs. Me saame aru, sest me oleme haritud inimesed, oskame inglise keelt. Ta lisab ühes päevas 2 oma enese kehakaalu munasse. Vot nii. Ja eesti keeles kõlab see, ta ei pane sinna midagi, ta lisab. Lisab päeva jooksul. Siis on meil siin kirjas munadesse, munadesse 2 korda enam kaalu, kui tema ise kaalub. No mis teha, kordub, jääb nii, kui tema ise kaalub. Kas tead, et mesilased lehvitavad tiibu rohkem kui 11 000 korda minutis? Kas tead, et ainuke mesi, mida mesindussaaduste suhtes allergilised inimesed saavad nautida, on manuka mesi? Nüüd sain praegu just teada ja ma tahan otsekohe ka siis teada, mis asi on manuka mesi. Ja ma küsin ikka doktori käest. Manuka on taim. Manuka mesi eesti keeles. Mahemanuka mesi. Nami. Meie enda Eesti firmad kasutavad seda mahemanuka mesi. Kas te näete hinda? 65 eurot purk. Kuhu me jäimegi? Ma söön midagi muud. Sest vaadake, see on nüüd meie valitsuskoalitsiooni tulevik. Ma näen klassis tõusmas selliseid asendeid. Inimesed võtavad selliseid positsioone. Nii et mahemanuka mesi 65 eurot purk. No mul siin kaevandustasud, vee erikasutustasu, ladestamistasu, kodualuse maa, maksuvabastuse kaotamine riigi tasemel, käibemaksu tõus, juriidilise isiku tulumaksu tõus, inimeste tulumaksu tõus, bensiiniaktsiisi tõus, diisel, elektriaktsiisi tõus, gaas, bensiin, alkoholiaktsiisi tõus, tubakaaktsiisi tõus. On valida, kas suitsetan või söön mett, jään kaagutama ikka selle 65 eurose meepurgi ümber. Mõnevõrra ahmin õhku ja ma teen selle manuka väikese tähega. Tõlkerobot tegi ühes kohas väikese, teises suure.
väike on ta sellepärast, et nii taime nimi eesti keeles on väikese tähega kui omadussõna ehk siis milline mesi, manuka mesi, väikese tähega mesi. Kui ma saan 60, siis äkki keegi kingiks mulle palun ühe purgi manuka mett kulla hinnaga. Kas minu jutus kõlab enesehaletsus? Ei kõla, mul on kodus mitu purki mett üldse. Ja, nii on. Et on naistele parim mesi, on meil järgmine lause. Selge. Ja täpselt nii ta meil siin inglise keeles ka on. Siis, kas tead, et akaatsia mesi ei magustata? Me kääname selle sõna õigesti. Akaatsia mett ei magustata. Kas sa teadsid seda? Näi. Nüüd me jätame teadsid minevikku, sellepärast, et me nüüd kontrollime, kas inimene, kes enne ei teadnud, kas ta nüüd teab. Ja ühtlasi lisame veel ühe õiges eesti keeles trumbi, mitte Donaldi, vaid mesilase poolse trumbi. Mesilane elab vähem kui 40 päeva. Külastab vähemalt 1000 õit ja toodab vähem kui teelusikatäie, kääname õigeks, teelusikatäie mett, kuid tema jaoks on see kogu elu. Me lisame, siin on mingi sõna puudu. Tema jaoks on see kogu elu, sisu, voh. Eestlane tahab selle koha peale rõhku, et see ongi tema elu, see on kogu tema lühikese maise matka sisu. Koguda, viia tarusse ja siis inimene hädaldab, et tal on rutiin ja tal on raske. Aitäh pühenduse eest. See on meil inglisekeelses versioonis. Thank you for the dedication. Ja see on pühendumise. Ehk siis kas pühendumise või pühendumuse, igal juhul pühendus on see, mis kirjutatakse näiteks raamatusse sisse kallile musirullile autorilt, see on pühendus. Aga kui me tahame siin tänada, siis me ütleme pühendumise eest. Selle koha peal tegelikult ei ole põhjust ka neid 3 õhku jäetud punkti panna. Eesti keeles hüüdlause küsib hüüumärki. Aitäh pühendumise eest. Save. Ja kui mina lähen koolist koju, siis ma ütlen seda mesilastele edasi. Ma võin teile kinnitada, et sinu kodus elavad mesilased nagu koerad tunnevad sind. Ehk siis sa võid istuda omaenda kodutrepil, su ümber on 10 mesilased, kes sind tundes sind ei ründa. Kui tuleb võõras inimene, siis algab viu ja vops, ta lõhnab teisiti, ta on sisse tungija. Nii et kui sul ei ole võimalik pidada koera, siis pea mesilasi. Kohtumiseni lenneldes õielt õiele, ehk siis üks kaunimaid laule ja luuletusi üldse eesti keeles, ta lendab mesipuu poole. Nii on.